Tere! Tänase loengu fookuses on siis piim ja piimatooted. Ajurvedas on piimal väga oluline tähtsus ja sellised piima peetakse nagu väga oluliseks ja kuldseks nektariks. Aga muidugi sellel on ka teine külg, et piim on iseenesest selline väga raskesti seeditav toiduaine ja selles mõttes päris kõikidele inimestele ka piim tarbimiseks ei sobi. Et piimast siis on natukene siit-sealt rääkida ja võib-olla ma alustaksin kõigepealt siis sellest, et kõigepealt jätame äkki meelde, et piim, kui me räägime piimast, siis me räägime mahepiimast, mis on siis pastöriseerimata piimast, sellepärast et tegelikult hästi palju neid piimatalumatusi on just tekkinud sellest siis, et me oleme aegade jooksul tarbinud pastöriseeritud ja tööstuslikult töödeldud piima, mis tähendab siis seda, et see piim ei ole meie kehale üldsegi sobilik. Et keha jaoks on ta nagu võõras ja ümber töödeldud ja siis lihtsalt keha ei suuda teda seedida. Et võib-olla isegi on niimoodi, et võib-olla, et need inimesed, kellel poepiima suhtes on piima talumisega probleeme, et sellel inimesel võib olla niimoodi, et talle sobib tegelikult toorpiim, mis on kuumutatud ja vürtse lisatud. Et tegelikult, aga jah, piim sobib tõesti siis kõikidele nendele, kellel on hea seedimine ja selles mõttes tuleb piima tarbimisega ettevaatlik olla. Et ajurvedas on üldiselt piima peetakse selliseks väga selliseks jumalikuks toiduaineks. Piimal on satvalikud omadused, ehk ta siis on selliseks õnnistust või õndsaks tegevate omadustega ja piim on tegelikult olnud alati au sees, aga nüüd selle toorpiima puhul on kaks olulist asja, et üks asi, et piima tuleb juua siis kas tarbida joogiks või toiduks, ühesõnaga joogiks selles mõttes, et ta ei ole niimoodi jook, et sa jood teda millegi kõrval, et ta on ikkagi toit, aga ta on vedelik, siis piima võiks siis tarbida seda toorpiima kas siis kohe värsket lüpsisoojana, et siis on ta kasulik ja teine variant on see, et tarbida siis, mis on maha jahutatud toorpiim, aga seda tarbida siis natukene mitte natukene, vaid kuumutatuna, niimoodi, et ta on keema läinud. Isegi öeldakse, et ta peab 3 korda peaks keema minema või niimoodi nagu üles tõusma ja siis tarbida seda vürtsidega ja siis ta nagu muutub nagu paremini seeditavaks. Et iseenesest paljud inimesed nagu ei talu piima ja selles mõttes nad ei pea ka mõtlema selle peale, et nüüd ma kindlasti pean seda piima saama. Ei pea. Et tegelikult piim sobibki rohkem tarbimiseks nii-öelda talveperioodil, et suveperioodil ei ole piimaaeg, et suvel jah, pigem võib-olla kitsepiima ja kitsepiimatooteid. Ja üldse kitsepiim selles mõttes on meil saadaolevatest piimadest võib-olla isegi paremini ja kergemini seeditav ja need inimesed tihti, kes nagu lehmapiima ei tarbi või ei saa tarbida, nendele sobibki kitsepiim, et mina ise tarbin ka pigem rohkem kitsepiima, et kuna piim, eks ju, tekitab ka kehas, eks ju, lima ja piimatooted, siis sellega peab nagu väga ettevaatlik olema, eriti kahvatüüpi inimesed, siis ei tohiks eriti palju piima tarbida ja kellel on nagu põletiku oht või on siis tõesti kõht on kogu aeg lahti või kõht on kinni, siis ka piima joomine nagu ei ole kõige rohkem näidustatud. Ühesõnaga piimast saab veel tegelikult erinevaid tooteid teha, eks ju, et me oleme rääkinud siin natukene jogurtist, et jogurt, eks ju, on siis nii-öelda nende heade bakteritega nii-öelda hapendatud või kuidas, ma ei teagi, kuidas seda õigesti öelda, et põhimõtteliselt jogurt on, eks ju, headest bakteritest tehtud selline hapu piimast tehtud selline jook, eks ju. Et jogurt on muidugi ka oma omadustelt hästi hapu
ja jogurtiga on see, et jogurtit ei tohi ka väga-väga palju tarbida, et aeg-ajalt siis toidu peale võib teda võtta, et jogurt ja piima omadused on täiesti erinevad, et kui piim on jahutava toimega, siis jogurt on jälle hästi soojendava toimega, ta on hästi hapu, eks ju, ja ta on hästi siukse tugeva tuleenergiaga, et seda nagu üle tarbida, siis see tekitab ka põletikku, eks ju. Ja noh, juustu muidugi on, kui sa pole ise juustu teinud piimast, siis pigem seda juustu mitte süüa, et pigem siis kodujuustu ja ütleme, et igasugused juustud on ka, nad on tegelikult hästi-hästi raskesti seeditavad ja mida kõvem juust ja mida kallim juust, seda raskemini seeditavad ta tegelikult on. Ja see komme, et juustu tarbida koos siis viinamarjadega, et see on ka päris jõhker või koos veiniga, et tegelikult see on üsna kurnav seedimisele. Siis üks asi, millest ma tahan kindlasti rääkida, et üks piimatoode, mida Ayurvedas hästi palju kasutatakse, on ghee ehk selitatud või. Et kindlasti sa oled juba sellega tuttav, mis asi on ghee, et seda siis tehakse võist. Tegelikult algselt on isegi see päris ehe ghee, mida siis aegadest on tehtud, on see, kui tehtigi jogurt, eks ju, siis jogurt siis nii-öelda segati veega, see vahustati ja siis sellega eraldus siis selline vadak ja siis rasv ja võt see rasv kooriti ära ja siis sellest tehti siis keedeti ghiid. Aga muidugi seda, et seda ghiid sealt piisavas koguses saada, siis tuleb päris palju nii-öelda seda jogurtit vahtu lüüa ja see ghii kogus on tegelikult päris väike. Ja tänapäeval siis ghiid rohkem tehakse siis võist ja siis võist keedetakse nii-öelda kõik see ebavajalik välja, siis jääb järgi ainult see nii-öelda see võirasv, et tegelikult see ghii ongi nii-öelda see võirasv. Aga ghii on selles mõttes üks huvitav toiduaine, et ghiil on väga tervendavad omadused, et ghii on ajule nagu väga vajalik rasvaine. Et ghii on siis ajukoele kõige lähedasem rasv. Ja selles mõttes, kui seda ghiid siis aeg-ajalt tarbida või ghiiga süüa teha, et siis ghii siis aitab nii-öelda seda aju tööd parandada. Ja noh, ghii muidugi ka hea omadus on see, et ghii parandab hästi seedimist, teeb hästi paljud toitained siis seeditavaks. Aga muidugi siis, kui sinul on, ja ghii on võib-olla üks Ayurvedas, eriti siin Euroopa pool muidugi väga palju nagu Ayurveda spetsialistid ja Ayurveda praktikud nii-öelda isegi soovitavad, et kõik toidud teha ghiiga. Et tegelikult Indias, kui ma olen käinud ja Ayurveda kliinikutes ja Ayurveda arstidega rääkinud, siis tegelikult nad seal ei tee väga palju ghiiga. Et nad soovitavad tegelikult seal pigem kasutada ikkagi toidu tegemiseks vahetevahel ghiid, mitte kogu aeg, sest et kui sa kogu aeg ghiid kasutad, et siis ka see võib sul mõjuda kolesterooli tasemele. Eriti ütleme, et kahvatüüpi inimesed võiksid tarbida päeva siis võib-olla ühe teelusikade ghiid. Vatadele on ghii kõige vajalikum ja pita võib-olla niimoodi keskpäraselt siis. Aga et noh, põhimõtteliselt on hea ghiiga enne kõik nii juurviljad kui mitte vürtsid, ka vürtsid ja vürtsid ka. Et ka vürtsid, siis vürtsidesse siis lisada juurviljad või siis teraviljad või siis läätselised ja hautad enne korralikult läbi ja siis alles asud nii-öelda nendele kallama peale vett ja siis keedad ja hautad, eks ju, et see teeb nagu üleüldse nagu toidu paremini seeditavaks ja noh, ja toob nagu maitsed paremini esile, et see on selles mõttes huvitav lähenemine jällegi, et kui need toiduretseptid Ayurvedas on ka enamasti kõik, et tuleb nagu vürtsid mingisuguses rasvaines hautada ja siis sinna lisada siis juurviljad või siis teraviljad või noh, mida iganes, eks ju, mida sa tahad süüa teha. Supi keetmiseks põhjana või mida iganes, et sibulat võib panna ja sibulat küll Ayurvedas kasutatakse harva, aga
sibul on selles mõttes, et hooajal on ta kindlasti omal kohal, aga sibulat, jah, ma sinna piimaloengusse ütlen ka vahele, et sibulat selles mõttes ajurvedas väga palju ei kasutata, et sibul on ikkagi mõeldud nii-öelda antibakteriaalsete omadustega ja sul ei ole kogu aeg teda vaja tarvitada, aga vahetevahel mõne toidu sisse ikkagi võib, aga mitte niimoodi nagu meie, et igast toidust kasutame. Aga kui siis rasvainetest veel rääkida natukene, siis kui sinule gii pole sobilik, siis tegelikult meie kliimas sobib väga hästi kasutamiseks orgaaniline päevalilleõli. Ja kui sa leiad mahedat päevalilleõli, siis see on väga okei. Ja tegelikult talveperioodil ka seesamiõliga võib praadida ja hautada, aga kookosõli nüüd, mis on väga populaarne, eks ju meil, igal pool, siis kookosõli tegelikult söögi tegemiseks ei sobi, sellepärast et kookosõli neid ummistab poore ja teine asi on, et kookosõli on ka meie kliima jaoks ikkagi eriti talveperioodil väga jahutav. Et oliivõli on see, mis siis põhimõtteliselt sobib salatite tegemiseks, aga küpsetamiseks ta väga ei sobi, sellepärast et tema see suitsemispunkt ta on väga madalal, et ta läheb kergesti suitsema, et gii praktiliselt ei lähe. Ta läheb nagu põlema või suitsema ta praktiliselt ei lähe. Aga nojah, gii on selles mõttes selline väga mõnus toiduaine, mis teeb tegelikult, isegi kui sa õpid toitu tegema ilma lihata, siis sa kasutad giid, siis sul ei ole nagu liha vajagi, et minu meelest see gii on üleminekuks selleks nii-öelda taimetoitu, seal on nagu väga mõnus, et sa õpid nagu tundma ja nautima täiesti teistsuguseid maitseid. Ja tegelikult minu üks õpetajatest mulle sellise toreda lause või sellise toreda teadmise andis mulle edasi, et kui lehmade kohta, et on kaks asja, et kui et kõige kasulikum ja kõige D-vitamiini rikkam on musta lehmapiim. Eriti siis, kui see must lehm saab nii-öelda päikese käes olla, siis ta tõmbab nii-öelda päikesest seda D-vitamiini endale kehasse ja siis see tuleb ka sulle piimaga edasi. Ja teine selline tore kuidas öelda, selline ütlemine, mis on ka nii-öelda minu õpetaja poolt Indiast, et arvati, et kui lehm on nii-öelda sinu selline hea sõber, keda sa pead ja see lehm saab käia rahulikult maja ümber, seal, kus ta tahab ja seal, kus ta soovib, saab ta süüa, siis ta sööb just täpselt neid taimi, mis siis sinule on tarvis sinu tervendamiseks, et ta saab oma piimaga neid sulle siis edasi anda, neid taimi, nende taimede omadusi, et lehmad on jah, selles mõttes väga väekad loomad ja kui lehmal ja inimesel on tugev energeetiline side, siis lehm võib olla sinule tervendajaks. Et tegelikult, kui sa vaatad, et lehm on hästi selline satvalik ja selline hästi kahva loom, et ta hästi rahulikult, hästi vaikselt liigub ja aega on tal küll ja lehm tegelikult on hästi selline nagu armastuse sümbol mõnes mõttes isegi, et ta on selline mõnus, vaikne ja hästi selline nagu rahulik ja teeb kõike nagu armastuses ja rahus ja sellises nagu külluses isegi võiks öelda, et sellepärast ka Indias on need lehmad hästi olulised ja Indias ju tegelikult võib mingites piirkondades inimene isegi karistada saada, kui ta lehmale liiga teeb, ja seal on ka sellepärast, et lehmad nad on pühad loomad, need lehmad on siis, liiguvad seal mõnedes piirkondades ka vabalt ringi. Aga nii palju siis täna piimast ja piimatoodetest, et võib-olla ütleme, et kodujuust on siis võib-olla see, mis on selline kergem piimatoodetest seedida või siis ise tehtud juust. Aga piim siis jah, et see jäta endale meelde, et piima siis juua ainult toorpiimana ja kuumutatuna ja vürtsidega, et kindlasti osta omale siis kellegi taluniku käest või kui sul on
selline tore naabritädi Maali, siis kes peab ühte või kahte lehma, siis võid ka tema käest seda piima osta. Et põhiline on see, et see piim on saadud loomadelt, keda armastatakse, kellest peetakse lugu. Aga mina tänan sind täna ja soovin sulle ilusat päeva. Aitäh sulle!